tere armas vaataja! Minu nimi on Katariina Ratassepp ja algab saade Naudime elu. Tänases saates me nagu ikka lõõgastume ja seitleme, leiame mõndagi põnevat nii täiskasvanutele kui ka lastele, aga saadet me alustame tõelise adrenaliini jahtimisega ja mina lähen täna ja nüüd elus esimest korda krossi tsikliga sõitma. Vaatame, kuidas mul läheb. Võrust 7 kilomeetrit läänes Sõmerpalus on keset metsi üks suur hall, kus tegeletakse väga huvitavate asjadega. Ma näen, minu selja taga on palju karikaid ja siin majas on ka palju tsikleid ja ma tahakski kohe küsida, et mida siin majas siis teha saab? No meie juures saab eelkõige sõita harrastus- ja tippsportlased. Nemad käivadki siin igapäevaselt, ütleme, kui meil on hooaja tipphooaeg, mis siis algab oktoobrist, lõpeb aprilliga ja siis sõidavad meid siin sportlased Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaalt, Soomest, Rootsist, Poolast. Aga kas selline tavaline inimene nagu mina, kas minul ka siiamaani asja on? No muidugi, muidugi on. Et tere tulemast kõigile. Meie maja sobib alates 6. eluaastast kõikidele tüdrukutele, kõikidele poistele, naistele, meestele, tulla üksi, tulla kahekesi, tulla perekonnaga, sõpruskonnaga, korraldada siin sünnipäeva, poissmeeste õhtut, tüdrukute õhtuid. Aga mis selle motospordi juures siis erilist on? No kindlasti adrenaliin, mida see on kindlustatud. Ilma adrenaliini laksutasid välja ei lähe majast. Maja on meil hästi suur, 120 meetrit pikk, 60 meetrit lai, 15 meetrit kõrge. Tribüünidel on 1400 istekohta, seisukohad lisanduvad sinna veel, siis rada, mis siia on sisse ehitatud, mida korrapäraselt hooldatakse, on 600 meetrit pikk. Siin saab korraldada igasuguseid erinevaid firmaürituse suvepäevad, talvepäevad, seminarid ja miks mitte seminari siin innovaatilisel moel meie areenal korraldada. Ma tunnistan ausalt, et minul jalad ikka siiamaani värisevad sellest sõidust, nii et adrenaliinilaks on tõesti korralik. Ja mainimata jäi ka see, et koha pealt saab rentida tsikleid, kogu varustust ja muidugi ka instrueeritakse. Nii et selleks, et siin sõita ei pea, ei oskama sõita enne ega ei pea olema ka endal oma tsiklitega varustust. Aga mina läheks nüüd ja loputaks selle adrenaliini hea meelega vees lõõgastudes maha. Ja nüüd on aeg tõeliselt lõõgastuda ja natukene puhata ja selleks me oleme tulnud ühte toredasse spaasse, mis asub Lõuna-Eestis metsade vahel. Kuidas Kubja hotell looduspaas puhata saab? Kubja hotell looduspaas saab puhata mitmel viisil. Kõigepealt soovitaksingi sellist nii-öelda rahu ja vaikuse nautlemise puhkust, kus saab nautida meie ümbritsevat loodust, mõnusaid hoolitsusi ja samuti väikest ja armast spa- ja saunakeskust. Meie spa pakub palju erinevaid hoolitsusi. Kõigepealt pakume siis hoolitsusi loodusest, et selliseid hoolitsusi, mida on võimalik ise kokku segada ja mis on tehtud näiteks soolast ja meest. Pakume turbahoolitsusi, mudahoolitsusi. Väga põnev on eestimaine kanepiõlimassaaž ja samuti pakume ka erinevaid brändihoolitsusi. Teeme näohoolitsusi ja kehahoolitsusi Matis brändiga, Sottisega ja ka Nesiga. Kuna me oleme väike koht, mis asub nii-öelda küll linnas, aga täiesti metsa keskel, siis meie soovitame lastele tegevusi just ümber maja. Et majas hotellis sees ei ole väga palju lastetegevusi, aga just sellisel suvisel ajal on väga palju põnevat metsas avastada. Meie restorani hitt on olnud ajast aega ikkagi Kubja kännuke, et see on üks klientide lemmikuid. Mis asi see Kubja kännuke on?
Seda tuleks ise proovima tulla. Hästi. Väga mõnus puhkus oli, oleks tahtnud siin pikemalt lõõgastuda. Aga nüüd teeme midagi hoopis lõbusamat, midagi, mis meeldib kindlasti kõikidele lastele. Nüüd me oleme tõelises nõiariigis Lõuna-Eestis, armsate küngaste vahel. Siin saab ööbida, siin pakutakse majutust, aga mida siin päeval teha? Päeval võib minna seiklema liikluslinnakusse, mis asub Võrumaal, Antslas, ja see on siis Lõuna-Eesti kõige suurem liikluslinna lõbustuspark. Mul on selline mulje, et me oleme jõudnud Lõuna-Eesti kõige huvitavamasse kohta. Jah, me oleme Lõuna-Eesti kõige suuremas liikluslinna lõbustuspargisse. Et meil on üle 20 erineva atraktsiooni. Kui vanu inimesi te seotate? Tegelikult kõige vanem, kes meil on siin olnud ja iseseisvalt nagu tegutsenud, on 83-aastane olnud, keda mina tean. On ka kindlasti vanemaid olnud, aga kes on nagu sõitnud. Aga nooremad on ikka sellised 2-3-sed juba saavad hakkama. Nii et minul on siin ka tegevust? Ma arvan küll, jaa. Täna nägime liikluslinnakust ainult väikest osa, sest tuleb välja, et vaatamist ja tegemist on siin rohkem kui 1 päevaks ja sellepärast tuleme me tagasi siia ka järgmisel korral. Ja nüüd me jätkame oma tänast päeva Kokke külalistemajas Rõuges. See külalistemaja on ehitatud koolimajaks ja nüüd on see siis väga tore peatumispaik, mis mahutab 55 inimest ja kohe vaatame siis siin majas natukene ringi. Ja maja ümber on looduskaunid kohad. Ühel pool on ilus põlispuude allee ja teisel pool 2 tiiki. Lisaks suurele saalile on siin olemas ka väiksem saal, kaminasaal. Ja siin pakutakse kohapeal ka toitlustust ja on võimalik kasutada ka sauna. Ja saunast saab muide otse hüpata tiiki. Nagu minu selja taga olevalt sildilt võib lugeda, oli selles majas Kokke kool aastast 1829 kuni aastani 1963. Seega, kui see kool siin majas ikka veel oleks, siis ta tähistaks selles majas oma 200. sünnipäeva 11 aasta pärast. Nii et päris uhke ajalooga maja on see.
väga mõnus oli hetkeks puhata siin kokel või kokkel, nagu võrokad ise ütlevad. Nüüd me teeme väikese pausi, aga tule kindlasti pärast pausi tagasi, sellepärast et meid ootavad ees igasugused põnevad asjad. Muu hulgas on meil midagi toredat autohuvilistele. Minu selja taga on Eesti kõige paremini säilinud hobupostijaam ja tänapäeval on siin muuseum. Muuseum ei ole mitte ainult selles majas, vaid ka suurel territooriumil maja ümber. Ja see muuseum on ilmselt kõige parem koht Eestis, kus saada infot liikluse kohta. Kui 1896. aastal said New Yorgis kokku esimest korda linnaplaneerijad, siis nad olid kindlad, et 100 aasta pärast on kõige suurem probleem liikluses see, et hobuse sõnnikut ei ole mitte kuhugi panna. Liikluses toimuvad nii suured muudatused ja need suured muudatused oleme me proovinud ka siia muuseumisse tuua, et inimesed saaksid sellest aru. No näiteks, meil on siin Ida-Euroopa kõige suurem tee-ehitusmasinate kogu. Me tahamegi just rääkida seda, et milleks on teid ehitatud, kuidas on seda ehitatud, kes on liikunud mööda teid, kuhu nad on läinud, võib-olla ka seda, et mida nad on mõelnud. Selle tee peal on 400 tonni masinaid, päris kõva kopsakas tonnaaž. Aga näiteks lastele on põnev see, et kuidas nemad saaksid kõige lihtsamini õppida liiklema. Ehk siis meil on laste liikluslinn, kus me anname esmase koolituse lastele, kuidas sõita masinatega, kuidas panna tähele vastas või teist liiklejat, sest see on ju tegelikult liikluses ülioluline. Tervele perele oleme me andnud võimaluse liigelda 1000 aasta jooksul ehitatud teedel, võib-olla isegi 2000 aasta jooksul ehitatud teedel. Me asume Põlvamaal, kus on Eesti kõige paremini säilinud vana postijaam. Ühes osas me räägime ja näitame seda, mis oli liikluses 200 aastat tagasi ja teises räägime sellest, mis on täna ja mis võib-olla on tulevikus. Kuni augusti lõpuni on meil muuseumis igal neljapäeval ja laupäeval kell 2 perede tasuta liiklusprogrammid, sest me oleme veendunud, et pered koos saavad kõige paremini võimalikest ohtudest aimu ja on ju päris palju ka seda, et lapsed õpetavad oma vanemaid. Ja ringi kõndimine võib lõpuks olla tõesti väsitav, nii et väga mõnus on see, et siin võib istuda ka tõllas ja palju mugavamalt liigelda. Aga meie lähemegi nüüd edasi, küll mitte hobustega, aga läheme vaatame, mida põnevat me veel leiame Lõuna-Eestist. Mina olen jõudnud nüüd Põlvamaale Viluste külla, et uurida, mida müüb siin üks pisike kohalik lihapood. Kui kaua te olete pidanud seafarmi? Minu vanemad on alustanud seakasvatusega 25 aastat tagasi ja seafarm jäi nüüd minu või meie kätte siis 3 aastat tagasi peale minu isa surma. Täna kasvab Haameritalu seafarmis ligikaudu 5000 siga. Põldu harime 850 hektaril. See tähendab seda, et kogu sigadele söödaks vajamineva toiduvilja suudame me ise kasvatada. Lihapoodi asutama sundisid mitmed asjaolud. Esiteks juba mitmeid aastaid äärmiselt madalal püsinud sealiha hind ja teiseks see, me suudaksime ise oma puhast Eestis toodetud liha müüa otse tarbijale. Tänaseks ongi meil juba 2 lihapoodi. Eelmise aasta novembris avasime siin Vilustes esimese lihapoe ning selle aasta aprilli lõpus siis teise lihapoe Põlvas. Meie lihapoodide letist võib leida ainult meie farmist pärit värsket sealiha ja lihavalmistisi. Valmistame koha peal ise kõik grilllihad, šašlõkid, šnitslid, kuljašid ja nii edasi. Meie letist leiab ka palju muud maitsvat lihakraami, vorstid, singid, viinerid, sardellid ja nii edasi. Nende tootjateks täna veel on teised Eestimaa seakasvatajad. Meil hetkel endal valmidust neid toota veel ei ole, aga kindlasti on meil see plaan tulevikus. Me soovime pakkuda oma klientidele ainult eestimaist ja kõige värskemat kaupa. Ja seda saame me teha tänu oma farmis kasvatatud sigadele. Oleme pisikene pereettevõte. Täna töötab põllul farmis ja meie lihapoodides kokku umbes 25 töötajat.
igal töötajal on täita oma roll ja kindel ülesanne ning võin öelda, et iga töötaja täna on tegelikult Haameri talu pereliige. Oli väga mõnus seiklus Lõuna-Eestis, aga nüüd läheme otsime midagi Tallinnast. Võin rääkida omast kogemusest, et kui mind mõned aastad tagasi kimbutasid seljavalud, siis mina sain abi kiropraktiku juurest. Ja nüüd me tulimegi kiropraktika stuudiosse, et uurida, kuidas kiropraktik töötab. Näeme, et lisaks kiropraktikale tegeletakse siin ka füsioteraapia ja joogaga ja kohe saamegi siis lähemalt teada, kuidas see kõik täpselt käib. Millal inimene peaks pöörduma kiropraktiku juurde? No see on selline individuaalne küsimus, et igaühe jaoks jõuab see aeg kätte just siis, kui tema jaoks on see õige. Minu jaoks on tihtilugu küsimus või vastus sellele, inimesed ütlevad, et miks ma sellest varem ei teadnud või miks ma jõudsin liiga hilja või siis vastupidi, nii tore, et ma leidsin teid täpselt õigel ajal. Ehk siis tegelikult, kellel on lülisammas, seda peaks kontrollima ja tegelema sellega kogu aeg, isegi siis, kui sümptomid ja valulikkust ei ole. Siis sul on kindlem tunne enda kehas ja sa tead, et sul on kontrollitud kõik. Kiropraktika arstiks õpitakse minu puhul siis Ameerikas ja see hõlmab siis muskuloskeletaalselt ringkonda kogu siis ütleme lihaskonda, kogu luustikku, liigeseid ja sellega kaasnevad siis kogu tervist tegelikult. Et kiropraktika arst on siis see arst, kes tegelikult oskab suunata, kui ta ise aidata ei oska või ei saa või ei ole tema kompetentsisse asi, et need tegelikult kiropraktika arsti juurde võib ikkagi pöörduda täitsa ükskõik mis tervisemurega, mis ei vaja veel nagu siis kirurgilist sekkumist või medikatoorset lähenemist või siis kiireloomulist reageerimist ehk kiirabisse või erakorralise meditsiini osakonda minekut. Koostöös kõigiga, et meie kiropraktikatena siin teeme päris palju koostööd nii neuroloogidega, tavameditsiini koha pealt, perearstidega, kui siis teised kandi pealt taastusravi, füsioteraapia, personaaltreenerid ja siis minu lemmik loomulikult ka jooga ja muu võimlemine sinna juurde. Enne me oleme olnud aastaid ruumides, kus meil ei olnud piisavat ruumi seda teha ja inimesed pidi lihtsalt kuulama minu juttu, aga nüüd me saame füüsiliselt ka siin ette näidata teha. Hea meel öelda, et meil on nüüd siin ruumi piisavalt liigutamiseks, et kes tahab, saab pea peal seisu teha, kes tahab, saab mõnusasti võimelda varpseina vahel, lapsed saavad joosta, kiikuda, liikuda. Tänapäeva murede põhjus tihti siiski ongi vähene liikumine. Meil jäi nädal aega tagasi jutt pooleli ja me tulime nüüd uuesti siia tagasi, et rääkida grillidest. Milliseid grille te siin müüte? Nagu juba mainisin, meie valikus siis ainult keraamilised grillid, tootjad Kamado Joe. Keraamilised grillid koguvad enam populaarsust Eestis. Inimesed on avastanud, et liha grillimine võib olla mõnus ajaveetmise viis ja keraamilise grilliga on lihtsalt neid grillimisvõimalusi oluliselt rohkem kui tavalise näiteks UFO grilliga või ka siis gaasigrillidega. Mis selle grilli siis nii eriliseks teeb? Põhivõlu on selles, et tema keraamika on ülikvaliteetne. Grill suudab hoida kõrget temperatuuri väga pika aja jooksul, saab teha nii-öelda slow cooking stiilis liha, mis tähendab seal 8–10 tundi grillimist ja otse loomulikult on tema poolkukujulised grillrestid väga ainulaadsed, kuna enamasti on need ikkagi täisringi kujulised. Et tänu nendele on võimalik siis grillida erinevatel tasanditel erinevaid produkte vastavalt siis vajadusele. Kamado puhul võib siis välja tuua veel tema patenteeritud õhudoseerimise, väga selline kasutajasõbralik, mugav, on võimalik siit reguleerida siis õhukogust, ka täielikult avada, et enamasti grillidel on siis tavaline selline aukudega nii-öelda UFO grilli stiilis õhudoseerija. Ja see on ühtlasi siis ka vihmakind. Saab ta vabalt käest alt välja jätta, ööseks slow cooking liha tegema. Otse loomulikult on tal ka siis hermeetiliseks sulgemiseks juba fiibertihend ja lukusti, mida teistel sarnastel grillidel ei ole. Mugavamaks kasutamiseks on Kamadol ka tuhasahtel,
et üldiselt grillidel on vaid tuharoop, millega tuhka välja tõmmata, siis Kamadol on see lahendatud natukene mugavamalt. Miks siis nii-öelda see keraamiline grill liha jätab oluliselt mahlasemaks, on just see, et temaga grillitakse üldiselt gaas kinni pöördõhu nii-öelda põhimõttel ja liha küpseb hästi ühtlaselt nii seest kui ka väljast. Ei ole siis otsesel tulel grillimist kogu aeg. Eelmisel korral me saime väga palju teada selle kohta, kuidas hoida oma terrass suveõhtutel soojana ja täna saime teada aiagrillide kohta. Mõlemad on väga aktuaalsed ja põnevad teemad ilmselt kõigile suvitajatele. Aga meie läheme seikleme nüüd edasi. Mina olen sattunud nüüd ühte väga ilusasse kohta, mis on täis väga ilusaid inimesi, kes teevad praegu vilkalt tööd ja kohe uurime järele, mis koht see on ja mida siin teha saab. Kui mina sooviksin endale ühte ilusat mälestust, kas siis see on õige koht, kuhu tulla? No ma arvan küll, jah. Et on õige koht, kuhu tulla. Mida kõike teie juures teha saab siis? Peamiselt saab pildistada, on ju. Kuid meil saab ka ägedaid tüdrukute õhtut teha, erinevaid koolitusi. Peamiselt ikka pidustada ja pildistada, on põhiline. Ma vaatan, et siin on selliseid erinevaid nurgakesi, et olete selliseid erinevaid interjööre siin loonud ja siis on ka selline valge taust. Jaa, meil on erinevaid asju siin, jah, et kuna fotograafid tahavad erinevaid taustu, erinevaid interjööre, et meil paljud ajakirjad siin pildistavad ka esikaasi ja moeseeriad, siis sellepärast me olemegi teinud nagu erinevad võimalused loonud siia. Ja nüüd mõtlesime, et erakliendid ja tüdrukute õhtud on ka hea võimalus siin nagu kasutada neid taustu ja siis teha iseendast selliseid ägedaid pilte ka. Saab stilisti palgata, kes siis toob riided. Kuid edaspidi oleks plaan ka arvatavasti koha peale mingi äge set ka teha, kus saabki võtta lihtsalt mõned ägedad kleidid. On erinevaid võimalusi, et seda saabki meie kodulehelt vaadata, et vastavad siis soovile. Mida koolitustel teada saab? Kuidas siis ennast kergesti ja lihtsalt jumestada ja võib-olla siis minu selline erisus tavajumestusest on see, et ma kasutan jumestuseks ainult loodusökotooteid. Meil käivad siin väga paljud erinevad fotograafid, kes siis pildistavad ajakirjadele, erinevatele brändidele ja teevadki moeseeriaid nagu kõike. Minu selja taga käib siis nüüd üks väga meeleolukas tüdrukute õhtu. Jätame nad siia šampust maitsma ja ilusaid mälestusi tegema ja läheme jätkame oma toredat päeva. Nüüd me astume sisse ühte väga huvitavasse spordisaali, kus tehtav treening erineb oluliselt tavalisest jõusaali treeningust ja kohe me uurimegi järele, et kuidas. Mida teie spordiklubis teha saab? Meie spordiklubis saab teha siis EMS-treeninguid, joogat, TRX-i ja isegi individuaalne boksing on olemas. Selline võimalus, aga täna võib-olla räägiksime pigem EMS-treeningust. Mis asi see on? See on elektromüsosimulatsioontreening, ehk siis selle treeningu tulemusel teevad rohkem ka süvalihased tööd, mitte ainult siis jõusaalis tehtavad pindmise lihased. Ehk siis elektriimpulsi abil lihas kontraheerub, ehk siis tõmbab kokku ja palju efektiivsemalt kui lihtsalt raskuseid tõstes. Aga miks on oluline treenida süvalihaseid? Need on tegelikult meie skeletilihased, ehk siis need hoiavadki meie keha püsti, et üleüldiselt olla treenitud ja terve, siis tegelikult olekski vaja pigem süvalihaseid treenida, mitte ainult pindmisi lihaskiudu lõhkuda, nagu jõusaalis tehakse tüüpiliselt. Kuidas see treening välja näeb? Inimene siis tuleb meie klubisse, kõigepealt me konsulteerime temaga, räägime, kas see treening on üldse temale, kas see on sobilik, kas ta tohib seda teha ja siis paneme talle individuaalse kava paika, ehk siis mida tema vastavalt eesmärkidele, mida peaks treenima, kuidas peaks treenima ja siis paneme ta riidesse
Lähme talle niisuguse sukast vormi selga ja siis paneme ta masina külge ja saamegi alustada trenniga. Tegelikult ta on personaaltreening, aga võib alati tulla ka kahekesi, et alguses on võib-olla julgem ja lõbusam, kuidas keegi ise soovib, et kui ta soovib personaalsemat tähelepanu ja nii-öelda konsultatsiooni võib-olla natukene intensiivsemat, et siis võib tulla ka üksinda, aga alati on ka kahekesi väga lõbus ja saab teha ka kahekesi, ei ole mingit probleemi. Minu jaoks oli jälle väga seikluslik päev. Loodan, et sullegi meeldis. Ega siis ei olegi muud, kui et kohtume järgmisel korral.